Tere! Ma istun paadis Otepää Pühajärve kaldal. No, selja taga on Pühajärve vood, sõsarsaared paistavad siit samast. Ja võib-olla siinsamas, täpselt selles kohas või veidikene eemal, 5. juunil 1884 Eesti üliõpilasseltsi noored mehed esimese sinimustvalgega tulid Pühajärve kaldale, et seda õnnistada Pühajärve veega. Toonastest mälestustest me saame seda lugeda. Ja aastal 1994, kui oli taasiseseisvunud Eestis võimalik ka jällegi lipu aastapäeva tähistada, siis tänapäevase Eesti üliõpilaste seltsi liikmed selle vana lipuga tulid siia sama järve äärde. Et paljud teist ilmselt ei teadnud, et meie rahvuslipp ja selle kaudu ka meie riiklus, meie iseseisvus ja meie pürgimused ja unistused on kusagilt siit Pühajärve kallastelt ka alguse saanud. Ja Pühajärv on vana ajalooline pühapaik, mille vee kohta esivanemad öelsid, et tal on tervendav jõud. Püha tähendab eesti keeles ka puutumatut, tähendab puhast. Ja Eestis leidub veel 10 pühajärve. Leidub 10 pühajõge, leidub 10 pühi ojasid ja kokku 1000 pühi kive, üksikuid pühi puid, pühi allikaid ja muid ajaloolisi looduslikke pühapaiku. Et laiemalt igal pool, kus meie esivanemad on kunagi elanud ja toimetanud, on nad jätnud teatud kohad looduses puutumatuks. Tänapäevases mõistes justkui looduskaitsealadeks, hoiualadeks, mis on siis looduse päralt. Igal pool inimene on toimetanud, kündnud, majandanud, karjatanud, raiunud metsa ja ehitanud, aga pühapaigad on puutumatud ja siin ainult kujundab ja muudab loodust loodus ise. Ja miks see on siis meie esivanematel niimoodi olnud? Et ju nad on leidnud, et see on õige, et oleks ka kohad, kuhu võib minna alati varjule. Need pühapaigad, hiiepaigad on olnud sageli ka pelgupaigad sõdade korral. Ja veel enam, et nad on siis sellised kohad, kuhu minna puhkama pühadel päevadel. Ja hiiekohad on siis meie külade ja kihelkondade kokkusaamise kohad olnud ajast aega. Rahvapärimused kõnelevad, et neljapäeva õhtuti on kogunetud Hiide torgupilli saatel mängima ja tantsima. Ja hiljem siis juba lõõtspillide, viiulite ja muude pillide saatel, et enamik meie rahvakalendri vanemaid tähtpäevi on kogukondlikult tähistatud just hiiepaikades. Ja ka siin Otepää Pühajärve kaldal, põhjakaldal on kasvanud varem hiietammik, praegu see hiiemets on natuke teistsugune, aga selles hiiemetsas on laululava, kus tänapäeva eestlased tulevad oma kultuuri harrastama. Teatud vanad tavad, traditsioonid on püsinud läbi aegade, vaatamata oludele ja raskustele ja on kandnud meid tänapäeva. Ja nüüd, kus me elame paljuski juba ka üle maailma, siis võime näha, et oma vanad tavad on kaasa võetud ka võõrsile. Näiteks Kanadas Kotkajärvel eestlaste suurel maavaldusel on hiiepaik. See oli üks esimesi asju, mis nad sisse seadsid 1950. aastatel oma hiiekoht ja nüüd siis on hiljem seda uuendatud. Igal aastal Kotkajärve suveülikoolis, et võib-olla olete käinud, kogunetakse ka ühel õhtul hiiele ja pühale hiietalitusele. Ja vanemast ajakirjandusest võib lugeda, et ka Austraalias on eestlaste kokkusaamistel varasematel aegadel siis teatud koht nimetatud ja peetud hiieks, et ammutada sealt seda kodumaa tunnet, oma juurte tunnet ja eestluse väge. Ja praegu on meil Eestis kaardistatud umbes 2000 looduslikku pühapaika. Neid kokku on umbes 5000, mille kohta on ajaloolisi andmeid. Ja külastades oma kodumaad võite lüüa lahti kas Hiite maja veebilehe hiis.ee või siis Maa- ja Ruumiameti geoportaali
ja avada seal siis looduslike pühapaikade kaardi ning vaadata, et kus need 2000 hiiepaika, pühaallikat, pühakivi ja ristipuud täpsemalt asuvad. Ja muidugi need looduslike pühapaiku on ju erisuguseid, et on need kogukondlikud hiied, millel heal juhul ka praegu kasvab veel mets, sageli kahjuks enam mitte. On pühad kivid, kus on käidud ennast tervendamas, andi viimas, palvetamas. On liukivid, mis on laste armastatud meelelahutuse kohad olnud, aga samas ka kohad, kus naised on siis pere kasvu käinud nõutamas, või rannakülade titekivid, jällegi kohad, kus on soovitud endale siis last või õde või venda. Kagu-Eesti ristipuud maailmas täiesti ainulaadne tava, kus vanu matusetaavasid järgides matuselised peavad kinni ühe puu või metsasalu juures ja vanemad meessoost sugulased lahkunul siis lõikavad sinna tema hingeristi ja see puu jääb selle lahkunud inimese hingepuuks. Et tulles kodumaale ja rännates mööda meie teid ja vaadates pühapaikade kaarti võite neid kohti leida. Aga muidugi soovitav on siis seejuures meeles pidada ka esivanemate head tavad. 3 üldist reeglit on pühapaikades, et tuleb säilitada rahu, tuleb säilitada puhtus ja käituda vägivallatult. See tähendab, et siis selle paiga rahu ei ole sobilik rikkuda. Seal ei või mitte ühtegi oksa murda ega mitte midagi looduslikku välja viia. Ei tohi ühelegi olendile liiga teha ei käega, ei sõnaga ega mõttes. Need on sellised vägivallatud paigad. Ja kui üldistada, siis võiks öelda, et meie looduslikud pühapaigad on hea loomise kohad. Et kohad, kuhu on mindud puhtalt selleks, et soovida ja luua paremat tulevikku endale, oma perele, oma rahvale või ka maailmale. Ja tänavu on ju jällegi laulu- ja tantsupeo aasta ja selles kontekstis on ehk oluline, et meie hiied on kõige vanemad laulu- ja tantsupidude kohad. Pärimuste järgi siis igal neljapäeval on kogunetud külahiide või kehelkonnahiide laulma ja tantsima ja mängima. Vanasti siis seljas rahvarõivad, täpselt nagu ka tänapäeval laulu- ja tantsupidudel. Ja leidub ka siis üksikuid kehelkondlikke hiisi või isegi maakondlikke hiisi, kuhu on 100 ja 1000 inimesed tulnud kokku. Helme kehelkonnas näiteks Maahengäusel või suurel ristipäeval. Et kogu kehelkond, mitmed 1000 inimesed tulid laulma, tantsima ja mängima. Nii et tulles tänavu Tallinnasse laulu- ja tantsupeole või vaadates selle teleülekannet, et teadke, et selle suure peo üks juur on meie hiiepaikades. Ja minnes hiiepaika võite ka ise laulda, tantsida ja mängida.